tere! Oleme Loomuse Akadeemia eetris. Mina olen Farista Moeller ja tänane saatejuht ja täna on mul külas Kadri Aavik, kellega meil on plaanis rääkida kriitilistest loomauuringutest nii Eestis kui mujal välismaal, millega tegu, kes sellega tegeleb ja nii edasi. Aga enne kui me sellel teemal räägime, siis kõigepealt tere, Kadri, aitäh, et sa tulid minuga vestlema. Tere ja hea meel, et sa kutsusid. Ja siis kõigepealt mu küsimus ongi puht isiklik võib-olla, et kes sa oled ja millega sa tegeled, kuidas need loomauuringud, kriitilised loomauuringud sinu lauale tulid? Jah, väga hea küsimus. Ma siis, minu põhitöökoht on Tallinna Ülikoolis ja see ametinimetus on soouuringute dotsent ja ma siis igapäevatöös õpetan tudengeid ja teen teadustööd. Ja siis ma ütleks ka tegelikult, et ma võib-olla siis olen ka mingil määral aktivist, aga siis oleneb ka, kuidas seda aktivisti nii-öelda defineerida. Aga jah, et siis ma tegelen üldjoontes soouuringutega, aga ma siis tahaks arvata ka, et ma tegelen ka kriitiliste loomauuringutega mingil määral, et see teema siis, millest tuleb juttu ja ehk ka veganuuringutega, mida ma siis ka täna nagu natukene mainin. Ja kuidas ma selleni jõudsin? Et ma olen ise olnud hästi pikaajaline vegan ja ma kunagi ei arvanud, et ma saan tegelikult uurida ka teadlasena veganlust ja kuidagi inimeste ja loomade vahelisi suhteid. See tundus nagu, et see ei ole teadus või tähendab Eestis sellega keegi ei tegelenud. Isegi praegu tegeletakse väga vähe ja ma ei arvanud, et ma saaksin teadlasena seda uurida, aga siis ma kuidagi sattusin juba nüüd aastaid tagasi siis välismaal teadlaste otsa, kes on siis seda teinud ja ma olin väga inspireerunud ja siis hakkasin ka ise mõned aastad tagasi vaikselt nagu selles valdkonnas tegutsema. Võib-olla kõigepealt just see mõiste kriitilised loomauuringud, et mis need on? Et ilmselt hästi rumal, aga kui mina seda kunagi esimest korda kuulsin, siis mulle tundus, et võetakse kuidagi loomi ja hakatakse teda nagu kriitiliselt vaatama või noh, et aga see ju päris see ei ole, on ju, et mis see on ja kes see kriitiline loomauurija siis üldse on? No ma proovin siis anda sellise ülevaate, et võiks nagu öelda, et see on selline üks teadusvaldkond, mis siis uurib nagu inimeste loomade vahelisi suhteid ühiskonnas või kuidas inimesed nagu suhestuvad loomadega. Ja siis selles valdkonnas nagu tegutsevad teadlased väga erinevatest teadusvaldkondadest. Nad võivad olla sotsiaalteadlased, humanitaarteadlased ja ka kuskilt mujalt. Ja põhimõtteliselt, et see nagu lähtepunktiks on selline arusaam, et inimeste ja loomade vahelised suhted ühiskonnas on nagu sellises suures kriisis, mis toob siis kaasa väga halbu tagajärgi loomadele, inimestele, kogu planeedile, sest tegelikult me teame nüüd väga hästi, et loomade intensiivpidamine on üheks peamiseks kliimamuutuse põhjustajaks. Ja noh, milles see kriis siis nagu seisneb või väljendub, on see, et me ju igapäevaselt ekspluateerime loomi nagu täiesti massiliselt ja meie ühiskonnad siis tegelikult rajanevad loomade sellisel väärkohtlemisel, et me sööme neid, katsetame nende peal, ühesõnaga kasutame neid kui ressursse ja ka loomulikult tegelikult teadus ja nagu teadlased ka oma töös on suuresti toetunud sellele, et noh, teinud ka loomkatsed näiteks mõnes teadusvaldkonnas ja noh, teadus ka on aidanud kaasa siis sellele loomade väärkohtlemisele, et seda koguni edendatakse ka osades teadusvaldkondades ja noh, kriitilised loomauuringud siis ja need uurijad leiavad, et kõik see tegevus loomade siis kasutamine ressursina nii teaduses kui laiemalt mujal ühiskonnas, et see siis on väga ebaeetiline ja jätkusuutmatu ja siis nad püüavad seda kuidagi siis vaidlustada, nagu noh, sellele tähelepanu juhtida ja vaidlustada oma uurimistöö kaudu. Ja põhimõtteliselt siis nagu seadnud on nad eesmärgiks lõpetada siis loomade kasutamine nagu inimese heaks ja siis see uurimistöö nagu toetab seda eesmärki. Ja noh, ma võiks veel öelda, et noh, vähemalt osades teadusvaldkondades või osad teadlased nagu võib-olla üritavad luua mingit sellist teooriat ja on kuidagi hästi nagu eesmärk on mingi väga abstraktne võib-olla teooria, et siis kriitilised loomauuringud nagu seal on selgeks eesmärgiks, et me peame selle uurimistöö kaudu nagu loomade olukorda parandama. Ehk siis tegelikult nagu need teadlased, no see on ka, kuidas nad ennast tihti määratlevad, on nagu sellised ühtlasi aktivistid või selline aktivistist teadlane, aktivist on ju. Noh, ja see iseenesest on hästi nagu identiteet või positsioon
mille suhtes paljudel on nagu skepsis või kahtlused, sest on ju arvatakse, et teadlane ju peab olema objektiivne, aga tegelikult noh, võiks öelda, et milline seisukoht või kelle seisukoht on siis kuidagi neutraalne või et tegelikult kõigil on ju mingi agenda kuskil kuidagi. Et ühesõnaga need kriitilised loomauuringud siis nagu, need uurijad siis ka toovad nagu selgelt välja oma sellised nagu seisukohad ja ütlevad välja, et jah, et loomade ärakasutamine on halb ja me peame selle lõpetama. Ja üks võib-olla huvitav asi ka, et need teadlased ise siis vähemalt kõik, keda mina olen kohanud, on nagu veganid. Nad tegelikult leiavad siis, et see veganlus kui selline igapäevane nagu eluviis või ka toitumine toetab siis noh, seda uurimistööd, et seda nagu raske on ette kujutada kedagi, kes siis ei oleks nagu võib-olla vegan. Ühesõnaga, eesmärk on see, et loomade olukorda parandada ja ma saan aru, et see pikem eesmärk on see, et loomade ärakasutamine võiks üldse nagu lõppeda ja siis teadlased oma uurimisvaldkondade kaudu proovivad seda saavutada. Just täpselt, et ja neid uurimistöid on päris erinevaid ja veel tegelikult on huvitav ka, et tegelikult teadusmaailmas ju on päris mitmed ju teadusharud või valdkonnad, mis uurivad loomi, aga nagu paljud neist tegelikult noh, nagu ma ütlesin ka, tegelikult kasutavad neid ära ja tegelikult see nagu kriitilised loomauuringud on kasvanud välja sellistest nagu loomauuringutest või ma ei teagi, kuidas eesti keeles nagu öelda, et näiteks humanitaarteadustes on ka päris paljud uurijad nagu lihtsalt uurivad näiteks, kuidas loomi kujutatakse näiteks kirjanduses või kunstis või milliseid tähendusi nagu inimesed annavad loomadele ja nii. Aga nagu näiteks suur osa nendest uuringutest endiselt, et see loomade teema huvitab neid teadlasi väga nagu abstraktselt ja teoreetiliselt ja neil ei lähe korda see loomade materiaalne selline heaolu või käekäik. Et näiteks on ikka nagu toimub selliseid asju, et nad siis arutavad oma näiteks teaduskonverentsil, et väga põnevad abstraktselt ja teoreetiliselt kuidagi, et kuidas siis loomad on mingid huvitavad sümbolid, aga siis tuleb lõunapaus ja kus siis loomi süüakse. Et seal on nagu selline vastuolu ja siis need kriitilised loomauurijad nagu väga siis ütlevad, et ei, et see ei ole okei ja nagu vaidlustavad sellist siis teadustööd või lähenemist. Jah, see tavapärane loomade, teadus ka, mis kasutab loomi, mulle tundub ka normaliseerib loomade kasutust, eks. Ma olen aru saanud, et või kuidagi tähele pannud, et need inimesed, kes on võib-olla õppinud mingit eriala, kus loomi on nagu ära kasutatud, siis see on nende jaoks nagu muutunud selliseks normaalsuseks ja seda küsimist ei ole, et aga miks ma seda teen, eks. Kas sul on mingeid selliseid näiteid sellest, et kuidas inimene hakkab seda nagu küsima? Et aga miks seda, sa kirjeldasid, on ju, et okei, et see abstraktne kunst või midagi niimoodi, aga et keegi hakkab ükskord küsima, et aga äkki nii ei peaks ja võib-olla jõuab selle kriitilise loomauuringuni hoopis sealt mingist teisest loomauurimisvaldkonnast. Ja nagu rääkides võib-olla nendest paljudest teadusharudest, teadusdistsipliinidest tõesti endiselt ju kasutatakse loomi nagu massiliselt. Näiteks nagu psühholoogias on ju tehakse nende peal katseid. Näiteks seal on isegi selline probleem, et kui mingi üksik teadlane tahab nagu seda mitte teha, siis tal on see väga raske, sest kõik need nagu metoodikad ja süsteemid on töötatud sisse niimoodi, et tegelikult nagu tal on väga raske seda nagu mitte teha, et see on selles mõttes tõesti aga ma arvan, et nagu selliseid kriitilisi küsimusi nagu peab küsima ja ma julgustan kõigil nagu seda tegema oma teadusvaldkonna kohta. Aga jah, võib-olla nagu näiteid ma hea meelega võib-olla mõned tooksin, et näiteks ma ise siis ka, kui ma tutvusin nende kriitiliste loomauuringutega, et mis mind nagu väga inspireeris, et näiteks just nagu need näitavad ka, kui erinevates teadusvaldkondades sellega tegeletakse, et näiteks üks siis valdkond või teema on näiteks haridusteadustes on ju, et näiteks me saame nagu mõelda selle peale, et kuidas siis meie haridussüsteem on selline, ongi nagu ka see loomade kasutamine on seal niivõrd sees või alustalaks, et kuidas siis õpetatakse lastele näiteks koolis, et loomad on ressursid ja seda tehakse siis nagu sellises tavapärases õppekavas, et näiteks bioloogiatunnis
muudes tundides. Ja siis ka seal on see muidugi see näiteks, kui kooli siis sööklas ka serveeritakse loomi, see on nagu ka osa sellest kuidagi õpetusest. See on ka see sõnum, vaata, et see loomad on meile nagu selle jaoks. Ja näiteks selline üks Rootsi haridusteadlane ja kriitiline loomauurija Helena Pedersen, kes tegelikult käis ka kunagi Eestis meil ühel konverentsil, on siis uurinud seda temaatikat ja rääkinud siis sellisest, tal on selline mõiste nagu jah, siis selline spetsitsistlik haridussüsteem on ju, mis siis nagu tähendabki, et selles mõttes, et inimeste huvid on seatud esikohale ja nagu selline noh, teised liigid siis on nagu inimestele kuidagi teisejärgulised ja ärakasutamiseks. Et ta on uurinud seda ja siis ta üritab nagu ka, milline võiks siis olla, ma ei tea, mingi alternatiivne haridus siis või kus siis, noh, mis vaidlustab nagu sellist mõtteviisi. Et jah, et nagu see, et haridussüsteem on selline hästi oluline koht siis, kus nagu toimub selle mõtteviisi taastootmine, et loomad on meile siis lihtsalt nagu kasutamiseks. Et see on üks siis näide. Siis üks USA humanitaarteadlane Vassile Stanescu on mind väga inspireerinud, et ta näiteks uuris seda lokavoorususe liikumist või see, kus need inimesed, kes siis nagu kohalikku toitu eelistavad ja kes siis nagu leiavad, et nagu see ise kasvatatud liha või nagu nii-öelda see õnnelike loomade liha on nagu hea, et ta nagu siis ka kuidagi purustab seda müüti seal ja näitab tegelikult, et kuidas see mõte ei ole väga hea, et kui me siis näiteks püüaks promoda siis sellist nagu oma kasvatatud või väike talu nagu liha ja siukseid loomseid tooteid. Ja tõesti räägib ka, et kuidas see lokavoorsus nagu ka keskkonna aspektist ei ole väga jätkusuutlik, et see oli hästi inspireeriv uurimistöö. Ja võib-olla viimaks siis ka, et on päris palju selliseid, mis on hästi huvitav ka, et need kriitilised loomauurijad on seotud selliste teiste teadusvaldkondade, näiteks nagu soouuringute ja kriitiliste rassiuuringutega, et on päris mitmeid uurijaid siis, kes on nagu loonud seoseid selle vahel, kuidas koheldakse nagu loomi ja naisi ja tumedanahalisi ja puuetega inimesi. Et see on väga huvitav valdkond ka, et Carol Adams näiteks muidugi on üks tuntuim näide, kes siis on selline ökofeminist ja on siis uurinud seda nurka. Et siin on väga palju töid, et kui keegi tahab guugeldada, siis kohe tuleb kindlasti välja palju. Ja pärast ma küsin su enda nagu kogemusi võib-olla Eestis, aga enne seda, et kui palju selle valdkonnaga siis Eestis tegeletakse, sa mainisid, et sa ise oled sellega mõned aastad nüüd tegelenud, aga kuidas see skeene siin on ja kui palju inimesi, mis valdkonnad, mis nurgad? Just, aga ma võib-olla enne seda veel korra lühidalt ütlen, kuidas sellega maailmas ka on, et võib-olla siit jääb nagu mulje, et see oleks mingi hästi nagu suur teadusvaldkond, kus on väga palju teadlasi, et tegelikult nüüd, kui võrrelda selliste väga peavoolu nagu teadusdistsipliinidega, noh, ma ei tea, sotsioloogia või psühholoogia, et siis tegelikult see kriitilised loomauuringud on nagu üsna marginaalne. Vaid mõnes üksikus Lääne ülikoolis on üksikud sellised kursused kriitiliste loomauuringute teemal. Ja ühes Uus-Meremaa ülikoolis saab ka teha doktorikraadi selles valdkonnas ja seal on ka selline keskus ja mõnes ülikoolis nagu Lääne ülikoolis on veel. Et aga üldjoontes on jah see, et pigem kipub olema, et kuskil mõnes ülikoolis on nagu üks või paar mingit üksikud inimest, kes siis oma siis teadusvaldkonnas siis on võtnud nagu selle kriitilise lähenemise, on ju, et nagu keegi sotsioloog siis või psühholoog, kes uurib nagu kriitiliselt loomi. Aga jah, et kui nüüd siis rääkida Eestist, siis see olukord on nagu ikka nukker minu vaatest, et see on üsna nagu selline olematu, et ma üldse ei taha nagu ennast niimoodi üldse esile tõsta, aga jah, ma nagu peale enda tegelikult ei ole kohanud väga kedagi, kes kasutaks neid perspektiive oma uurimistöös, et ma olen ise nagu juhendanud, hakkasin just mõtlema, et 2 siis üliõpilastööd on olnud sotsioloogias, mida siis võib pidada nagu kriitiliste loomauuringute valdkonda kuuluvaks. Et ma väga nagu tegelikult tahaks sellist järelkasvu. Noh, ma näen jah seda, et nagu mujalgi maailmas, et on siis teadlasi näiteks, kes kuidagi nagu loomi uurivad, noh just sotsiaalhumanitaarteadustes, aga seal jah, sellist nagu kriitilist vaadet on vähe. Noh, näiteks ma ise olen juhendanud üliõpilastöid nagu lemmikloomade pidamise teemal ja siis on ka siis mõningaid, näiteks mõned kursused ja sa saad isegi Tallinna Ülikoolis on see vist jah, et sa saad nagu teha mingit mikrokraadi nagu inimese-looma interaktsioonide teemal, mis kõlab hästi paljulubavalt, aga näiteks seal on seal ei ole sellist kriitilist vaadet ja tegelikult seal isegi
keskendutakse, on üks nagu fookus on teraapiakoerad, on ju, ja toetatakse mingeid selliseid nagu spetsitsistlikke norme, et see on lihtsalt, no minu vaatest, ma tahaks väga seda rohkem, seda kriitilist pilku. Aga milline see maailm võiks siis üks hetk olla, see, mis oleks nagu ideaalne nii inimestele kui loomadele ja kuidas me sinna jõuda võiks, kui ikkagi on nii vähe seda kriitilist vaadet siis, kui sellist Mhm. mõistet kasutada? Mhm. Hästi keeruline on see, et nagu et kaotada ära nagu igasugune ebavõrdsus muidugi, seda väga tahaks. Aga jah, et ikkagi ideaalne maailm nagu üldjoontes minu vaates võiks olla selline, kus nagu inimesi ja loomi ei väärkohelda ega ei kasutata ressurssidena tegelikult, et siis kõigil siis on õigus nagu siis kannatuste vabale elule. Ja muidugi siis see tähendab, et inimesed ei kasuta loomi oma vajadusteks. Alati ma rõhutaks ka seda, et kõige rohkem teevad loomadele ja loodusele kahju siis sellised rikkad heaoluühiskonnad ja eliidid, on ju. Et just siis ma arvan, eelkõige need inimesed, kellel ei ole nagu hea elu elamiseks üldse vaja loomi kasutada, peaks sellest loobuma, et kellel on seda kergem nagu teha lihtsalt tulenevalt oma ühiskondlikust positsioonist. Aga jah, et kuidas sinna jõuda, on ju, et selleks tuleb teha pingutusi nagu mitmel rindel, et nii nagu üksikisikud kui ka institutsioonid. Et üks asi, mida ma oma uurimistöös käsitlen, on just see nagu institutsioonide roll ka, kuidas jõuda muutuseni, on ju. No ma mõtlen jah, nagu näiteks riik ja ma olen vaadanud nagu haridus- ja meditsiinisüsteemi rolli. Selles mõttes see on väga oluline ja ma mõtlen, mida ma silmas pean näiteks on, et üks selline oluline institutsionaalne muutus on nagu riiklikud toitumissoovitused, et mis on selline hästi oluline dokument, mis reguleerib toitumist, toitlustamist siis mitmetes institutsioonides nagu haridussüsteemis, meditsiinisüsteemis, mujal ja annab inimestele sellise juhised, et mis siis on nagu hea või sobiv toitumine, on ju, et see peaks lõpetama nagu loomade söömise sellise promomise ja tõesti hakkama lähtuma nagu teaduslikust teadmisest selle kohta, et mis on inimesele sobiv ja tervislik toit. Ja noh, veel nagu institutsioonidest rääkides, et siis Euroopa Liidu need massiivsed toetused loomakasvatusele ei ole mitte kuidagi eetiline ega jätkusuutlik. Et selles mõttes see peaks muutuma, aga muidugi selleks, et institutsioonid muutuks, peavad ka üksikisikud neid kuidagi nügima, et see on nagu need on kaks poolt on omavahel seotud. Ja tegelikult nagu üks asi, mida ma selle kohta veel ütleks lõpuks, et kõik sellised rõhuvad süsteemid on omavahel seotud. Kõik need loomade väärkohtlemine, rassism, seksism, kapitalism, looduse hävitamine ehk siis nagu ökotsiid, et kuidagi neid tuleb nagu üheskoos vaidlustada. Et noh, see on ka oluline, et näiteks progressiivsed sotsiaalsed liikumised leiaksid sellise mingi ühisosa omavahel. Aga see on mingi hästi üldine selline võib-olla visand, et need asjad jah, võiks nagu muutuda. Aga kuidas sinu kogemusel on, et sa mainisid neid selliseid progressiivseid sotsiaalseid liikumisi, et kas see ühisosa leidmine on võimalik või lihtne või ka nendel liikumistel omavahel on hõõrdumisi? Ja see kindlasti tihti ei ole lihtne, sest ma arvan, muidu oleks seda koostööd näha rohkem, on ju. Võib-olla üks praktiline asi, miks see ka ei ole võib-olla lihtne, et iga ikkagi liikumine ja organisatsioon, et neil on oma mingi ekspertiisi valdkond, on ju, et see võib-olla ei oska või sa ei tea täpselt, mis seal mujal nagu toimub, aga sa ikkagi saad olla solidaarne. Ja no tihti võib-olla see koostöö ka, mida ma silmas pean, tähendab seda, et nüüd mingis konkreetses küsimuses nagu tullakse kokku ja moodustatakse siis mingi nagu koalitsioon või et saaks ühiselt sinna tugevama hääle. Ja see tähendabki tihti selliseid ka võib-olla raskeid olukordi või kompromisside tegemist, et sa võib-olla täpselt ei saa, mida sa tahad, aga sa saad nagu midagigi ligilähedast, et nagu lihtsalt jah, olla solidaarne ja toetada ka neid teisi liikumisi, aga jah, see võib praktikas olla päris keeruline. Ja siis näiteks loomuses me oleme rääkinud palju nagu loomaaedadest või et loomade kasutamine, loomaedu öeldakse ju osaliselt, et mingi haridus on ju, aga siis jällegi meie püüame selgitada, et kuidas sa hariduses õpetad inimesi, kui sa nagu näitad, et sa paned, on ju, looma puuri ja siis tood nagu näiteks, et kunagi ju pandi ka inimesi puuri, et kui nad nägid nagu natuke teistmoodi välja, et siis oli nagu huvitav, on ju, ja pandi nemad ka niiviisi nagu välja näitusele, on ju, et sellised kokkupuutepunktid on ja huvitavad, et ma olen kuulnud näiteks vaidlusi, et kas feminist saab olla see, kes tarbib, on ju,
piima või noh, ja siis vaidlused on ikka väga tulised ja mõlemal poolel on nagu hästi tugevad argumendid ja siis tekib küsimus, et mis hetkel see energiakulu, noh, kõigil on teatud hulk energiat, et kuhu seda panna, et kas sul sellele on mingi selline seisukoht, et kellega nagu vaielda või ongi hea noh, näiteks olla teadlane ja tehagi uurimustöid ja siis nagu avaldada ja siis mitte liialt oma aega kulutada, noh, paljud ju kommentaariumites või kuskil, noh, aga samas arutama ju peab, noh, selles mõttes me kõik ju elame siin ühisel planeedil, et mismoodi nagu ühiselt siis nagu hakkama saada ja liikuda selle maailma poole, kus ei teeks liiga. no see on jah nii raske küsimus, et ma arvan, et nagu igaüks tegelikult ikka, no kes tegutseb nagu mingis valdkonnas, ma ei tea, kas siis kodanikuühiskonnas või on teadlane, peab ilmselt natukene vaatama ka mujale või nagu tegema mingisugust koostööd või mitte nagu väga kitsalt jääma ainult, et sa teed seda oma asja ja niimoodi. Et näiteks ma mõtlen teadlasena ka, et ma võin ju, eks ole, teha seda teadustööd ja avaldada teadusartikleid või isegi raamatuid ja lõpuks võib-olla loevad nagu teised teadlased seda, kes nagu ütlevad, et jaa, väga tore, et me oleme nagu nõus ja väga hästi kirjutatud, aga et kas ja kuidas nagu tekib reaalne muutus sellest ühiskonnas, et see on minu küsimus alati. Ja kuna ma olen siis nagu feministlik uurija, ma olen ka kriitiline loomauurija, siis minu jaoks sellest ei piisa, et ma nagu vorbin neid teadusartikleid, millest mu ülikool nagu on väga rõõmus, sest nad saavad raha, aga lõpuks, et ma tahan, et midagi muutuks, et seetõttu ma arvan, et teadlastele näiteks on hästi oluline, et me nagu võtaks sõna ja nagu selgelt ka ütleks välja mingeid seisukohti ja noh, ma püüan seda näiteks teha, et oma töös siis ka, et need väljundid ei oleks ainult siis mitte mingid akadeemilised nagu artiklid ja nii, et ka nagu populaarteaduslikud muud asjad ja teha ka siis kodanikuühiskonna organisatsioonidega koostööd. MTÜ-d jah, muidugi peaksid jah proovima. Ma mõtlen just, et nagu no tegelikult Eestis ma olen näinud, mul on sihuke lootusrikas võib-olla hinnang või päris positiivne kogemus, et näiteks vaata seesama näide, mis sa tõid, et kui nagu noh, feministid ja nende siis, et kas nad peaks olema veganid või kuidas, on ju, et ma siin kuskil 10 aastat tagasi või kauem isegi tegin ühe pisikese uuringu koos Dagmar Kasega ja me intervjueerisime Eesti feministe, et kuidas nad siis suhtuvad nagu loomaõigustesse ja sealt siis tegelikult tuli välja, et üldiselt väga skeptiliselt suhtuvad ja neid seoseid nagu ei looda ja arvati, et noh, feministid ei peaks olema veganid või üldiselt, et see ei puutu nagu asjasse. No see oli üksikuid erandeid, aga 10 aastat ja rohkem on läinud mööda ja nüüd ma näen, et näiteks feministide hulgas, et pigem on see tavapärane, et ollakse veganid ja nendest teemadest, need lähevad korda need teemad ja nähakse just, et neid nagu erinevate rõhumisvormide seoseid, et see on nagu õudselt tore olnud näha seda arengut mulle. aga nüüd, kuidas loodus ja looduskeskkond, kas ja kuidas on osa sellest kriitilisest loomauuringust, sest praegu ju hästi palju noh, just keskkonnateemadel noh, püütakse rääkida ja selgitada, mis maailmas toimub, onju. Et ma arvan, et võib-olla natuke see teema on jäänud kriitilistes loomauuringutes seni nagu tahaplaanile, aga tegelikult ma ütleks, et viimastel aastatel on hakatud sellega rohkem tegelema. Et näiteks üks õudselt põnev raamat ilmus just sellel aastal, mille nimi on The Climate Crisis and Other Animals ja selle autor on üks Briti sotsioloog ja kriitiline loomauurija Richard Twine, kes tegelikult on, ütleme, kui rääkida kriitiliste loomauuringute valdkonnast, siis ta on üks tuntumaid nimesid seal. Et mulle endal ei ole veel õnnestunud seda raamatut hankida, aga ma väga ootan, et ma saaksin selle ja saaksin seda hakata lugema, et seal ta siis nagu selgelt toob välja siis neid seoseid, et noh, kuidas see kliimakriis on seotud sellega, et kuidas me teisi loomi kohtleme ja see, et me neid tarbime, on ju. Aga samas hästi pikalt on need mitmed kriitilised loomauuringud toonud välja neid fakte, mis seostavad siis selle intensiivse loomapidamise ja looduskeskkonna heaolu ja kliimamuutuse tegelikult. Noh, see, et mingi 80% kogu maailmas kasvatatud sojast nagu läheb loomasöödaks ja intensiivse loomapidamise tõttu raiutakse vihmametsi maha, et siis kaob suur osa elurikkusest, et kõik see on nagu ju seotud. Et kui keegi siis muretseb liigirikkuse pärast, siis tuleks hakata veganiks, et seda on nagu need kriitilised loomauuringud öelnud ja ma arvan, et noh,
nagu mingis mõttes nendele uurijatele endale tundub, et no mida me seda, kordame seda, et see lihtsalt nagu me oleme sellest aastaid rääkinud, aga ma arvan, et ikka on see oluline, selle info esitamine, sest see jõuab nagu kuidagi nii aeglaselt kohale. Aga noh, vaikselt on see nagu liikunud ka peavoolu ja tegelikult suur osa, ma arvan, haritud inimestest vähemalt teab neid seoseid. Aga miks see muutus ei ole toimunud ma ise arvaks, et noh, kes teab, peaks ju siis tegutsema, aga lihtsalt ma ei tea, ma arvan, et see on osa sellest sellisest nagu strateegilisest teadmatusest, et sa üritad hoida end teadmatuses selle kohta, kuidas loomade tarbimine meie planeeti hävitab, et lihtsalt nagu siis jätkata loomade söömist, kuna see on mugav ja võib-olla tore osadele. nojah, see sotsiaalselt ebamugav olukord vist on ka midagi, mis kuidagi mõjutab inimesi, noh, inimesed sotsiaalsete olenditena on ju, et ja ümbrus kõik teevad mingit moodi ja siis noh, ma olen küll tihti tundnud, et mitte midagi tehes, lihtsalt vegan olles mingis seltskonnas, ma olen justkui vastupanuliikuja ja noh, see võtab mingit sellist no vaimset ressurssi, energiat, noh, omamoodi pealehakkamist, võib-olla etteplaneerimist, no igasuguseid selliseid oskusi ja selliseid nurki elus, mille peale võib-olla enne isegi ei oska tulla, kui sa neid olukordi läbi pole kogenud, on ju. ja et see on tõsi, et ja mitmed uurijad siis, kes on näiteks uurinud veganeid ja kuidas siis veganiks olemine nende inimeste jaoks on või et leidnud just seda, et nagu veganluse puhul on veganite jaoks kõige keerulisemad on need sotsiaalsed aspektid. ma olen seda ise ka leidnud, kui üks mu siis uurimisteema oli, ma uurisin nagu veganmehi ja maskuliinsust ja ma ka leidsin seda, et nendega siis intervjuusid tehes selgus, et need sotsiaalsed aspektid on kõige-kõige keerulisemad, just see, et kuidas sa nagu selgitad veganlust, kuidas sa vastad inimeste küsimustele, et kõik sellised ebamugavad, sotsiaalselt ebamugavad olukorrad, et kuidas sa seal nagu hakkama saad, et tegelikult kellegi jaoks ei olnudki probleemiks noh, see, et vegan toitu ei olnud nagu saadaval või midagi sellist, et noh, need olid muidugi ka need, keda mina intervjueerisin nagu sellised priviligeeritud inimesed Soomes ja Eestis, aga jah, need sotsiaalsed aspektid, need on väga-väga olulised. jah, ja siis tundubki, et kuidagi võib-olla, et üks asi, mis on see, et noh, mida sa mainisid ka, see spetsialistlik haridussüsteem, aga noh, kus lapsed ka üles kasvavad, on ju, aga ma hakkan mõtlema, et teine asi võib-olla on ka see, et seesama süsteem, kus me inimestena, noh, neil laseme üles kasvada, et see kuidagi soodustab seda, et nad nagu ei taha erineda või see erinemine on kuidagi no keeruline. Ja võib-olla nüüd nagu maailm on natuke muutumas ja sellist erinevust, noh, erinevus rikastab ja no erinevad kampaaniad on ju, aga ikkagi kuidagi võib-olla ma olen mõelnud, et võib-olla üks asi on see, et vegan toit oleks seal koolis olemas, aga teine asi on see, et see laps ka julgeks seda võtta, on ju, ja näiteks kiusamisvaba kool ilmselt sellist asja võib ka nagu toetada, et hoopis sellised teised aspektid tulevad võib-olla sinna mängu, et kuidas see inimene nagu julgeks või kuidas tal seda energiat üldse oleks. et ma mõtlesin selle peale, kui sa rääkisid, et no need erinevad teemad, et neid inimesi on nagu vähe võib-olla ülikoolis, kes neid teemasid nagu uurivad, aga kuidas nad sinnani võiksid jõuda? Kas sul selle kohta on mingeid mõtteid, no just nende uurimisteemadeni üldse? Sa mõtled, et kuidas näiteks teadlased võiksid üldse jõuda nende teemadeni selles ja, mõttes? või tudengid, on ju. ja et selles mõttes üks probleem ongi see, et kuidas üldse näiteks teadlased mingite teemadeni jõuavad ja tudengid näiteks, kuidas nad lõputöid valivad. see hästi nagu palju on kujundatud selles, et millised teadmised või kas siis kursuste vormis on sul üldse olemas ülikoolis, mida sulle lugeda antakse ja mida peetakse oluliseks. et ongi, et kui sul ei ole näiteks õppekavas mitte midagi sellist, sul ei ole nagu ühtegi kriitiliste loomauuringute kursust, ühtegi teksti sa pole lugenud, siis sa ei tea sellest midagi, sul puudub, sa ei saa kujundada isegi omale seda teadmist ja siis sealt tulebki see edasise nagu lünk, et see esmalt nagu peaks olema kuidagi kooli ja siis ülikooli mingites õppeprogrammides, et siis nagu jõuaks sinna ja noh, need teadlased, kes sinna on jõudnud, et ka ju nad on tulnud ka samast süsteemist, kus seda ei ole mitte kuskil olnud nende akadeemilisel teekonnal, aga siis nad on kuidagi noh, paljud on siis ise nagu kunagi siis hakanud veganiks ja näiteks ise hakanud omal käel neid küsimusi küsima ja uurima ja siis mõeldud, et oh, et
ma püüan siis oma teadmisi ja oskusi teadlasena kasutada, et oma valdkonnas siis kuidagi sellest kriitilisest perspektiivist nagu uurida midagi. Et see nii on ja noh, ma väga tahaks jah, et oleks sellist teadmist rohkem, aga siin on ka need piirangud, et tegelikult ülikoolid ja näiteks see, ülikool, kus mina töötan, ei ole isegi võimalik väga siis uusi kursusi teha, sest välja arvatud võib-olla vahel mingi valikkursuse vormis, aga et kõik on, õppekavad on nii täis juba ja et see on nii raske nagu seda sinna lisada. Ja teisest küljest ka see on see oht, et kui sa hakkad näiteks mingit sellist teadmist üliõpilastele jagama näiteks, siis sind võidakse süüdistada kallutatuses ja propagandas. Et kui näiteks mul on olnud, noh, ma õpetan, ütleme, soouuringute valdkonnas ka ja isegi seal, eks ole. Mulle küll tulevad sinna kohale tavaliselt siis sellised üliõpilased, kes on nagu ka, ütleme, feministlikult meelestatud või vastuvõtlikud, et ei ole tavaliselt olnud selliseid probleeme, aga teadlased tihti nagu ja õppejõud on ka päris ettevaatlikud selliste teemade puhul või mis on nagu näha, mida võidakse näha nagu hästi kallutatuna ja poliitilisena, et see on keeruline asi. aga mismoodi sa teadlasena nagu jutumärkides mitte kallutatud oled, selles mõttes, et sa lähed mingisse teemasse ju sisse ja sa uurid seda ja sind huvitab see. Sa nagu ilmselgelt pead kuidagi kaldu olema selle teema poole, et kui sa oled täiesti objektiivne, siis sa oled see peavool, kõik teadmised, mis on juba olemas ju. Sa ei saa ollagi kunagi selles mõttes neutraalne või nagu selles mõttes, sest sa teadlasena ju sa valid nagu mingisuguse teema ja kust see valik tuleb, see on ka seotud sellega, mis sulle näiteks isiklikult oluline on, mis väärtused sul on ju. Ja noh, ongi nagu mingisugused teadmised näivad meile kuidagi hästi normaalsete ja objektiivsetena, sest nad on, noh, ongi peavoolu teadmised, näiteks see, et loomi võib süüa ja kasutada, noh, kõik nagu arvavad, et see on normaalne, sest enamik jagab seda, see on sotsiaalne norm. Ja kui sa siis väidad, et ei, et see ikkagi ei peaks nii olema, siis nähakse sellise kahtlase või marginaalsena kuidagi, et see, noh, et see ongi see, et mis on nagu see sotsiaalne norm, et millega see sinu uurimistöö kokku läheb ja noh, näiteks, et ütleme, teadlased ju ka nagu, et kas nad peaksid nagu võtma sõna näiteks mingitel poliitilistel teemadel. Väga paljud teadlased toetasid Ukrainat, ju toetavad, näiteks kui Venemaa tungis kallale Ukrainale, võtsid selle seisukoha selgelt, allkirjastasid petitsioone, kõike, on ju, ja keegi ei süüdistanud neid, et te olete nagu kallutatud, on ju. Sest Eestis ka nagu see peavool on ju see, et jah, me toetame Ukrainat, aga samas nagu siis mõned teadlased, kes võtsid sõna Palestiina toetuseks, see oli hoopis teine lugu, et kuna Eestis see on selline, ütleme, palju keerulisem väli ja paljud siiski ei jaga seda seisukohta, et see siis need teadlased, ütleme, seda tauniti ja öeldi, et te olete kallutatud. jah, see oli huvitav hetk ja kui Palestiina osas justkui ei oleks tohtinud sõna võtta, väga-väga kummaline. Üks aspekt, mille ma panin varem siin kirja, et ka korraks tõstatada, et sa mainisid ka mitmel puhul, et on mingi selline sotsiaalne norm, noh, et näiteks loomi nagu võib ära kasutada ja siis, kui tulevad need teised, kes ütlevad, et ei, aga võiks mitte niimoodi, siis see norm või need inimesed, kes nagu seda normi jagavad, tunnevad justkui ennast rünnatuna ja sa pead hakkama tegelema nagu sellega, et mitte, et sa nagu saaksid rahulikult oma seda teemat võib-olla edasi rääkida, vaid kuidagi kellegi sellise emotsionaalse või mingi sellise hoopis teise teemaga, et noh, ei olnudki üldse ju kuskil mingit rünnakut, et kuidas see, noh, sinu kogemusel selline asi nagu toimib või? No jaa, see tihti nagu võib-olla ka see vaade või see kriitiliste loomeuuringute vaade või ka paljude jaoks selline nagu näiteks feministlik uurimus või sellised teemad või perspektiivid nagu tekitavad paljudes sellist skeptilist tunnet või sellist, et neid võib-olla midagi nagu ähvardab neid või rünnatakse. Ja siis neil on võib-olla juba mingi negatiivne hoiak nagu nende teadlaste või nende just nende valdkondade vastu. Mis on nagu ka tihti see, mida ma olen võib-olla kohanud, et väga tihti nagu tuleb selgitada selliseid hästi nagu baasteadmisi või asju või noh, nagu see, et ikkagi miks see loomade söömine pole siis hea või miks me ei peaks seda tegema või ka võib-olla tehakse mingeid kohatuid nalju isegi, et see on nagu keeruline ja kriitiliste loomeuuringute puhul just, et kui näiteks ma siis oma teadustöös selgelt esitan selle sõnumi, et me ei peaks loomi kuidagi ära kasutama ja siis teised teadlased, kes siis nagu kuulavad seda
või loevad seda teksti, siis nad kindlasti tekib nagu mingi selline ebamugavustunne, et okei, et aga ma ju siis kuidagi osalen selles loomade ärakasutamises, et mida see nüüd siis tähendab ja võib-olla siis on nagu tekib mingi natukene selline nagu noh, sa kaitsed, sa üritad oma eluviisi kaitsta ja siis võib-olla sa ei taha nagu võib-olla omaks võtta või sa ei ole nii avatud nagu siis võib-olla kriitiliste loomauuringutele. et ja, see on väga keeruline. Ahaa, ehk et siis see on selline teadus nagu valdkond, mis reaalselt puudutab inimesi, kui nad seda kuulavad, eks, sellepärast et igaüks osaleb selles ühel või teisel viisil, ta kas siis teadlikult püüab mitte osaleda või siis teadlikult või tihedamini ilmselt ebateadlikult pigem osaleb, aga igal juhul see käib nagu tema kohta, samas kui väga paljud teised teadlased, mingid teised uurimisvaldkonnad, me ei tunne nagu nii suurt nagu seotust, noh, keegi uurib mingeid osakesi õhus või ma ei tea, mingi materjal, mis temaga juhtub mingis teatud olukorras, noh, et võib-olla see siis ei puuduta meid nii isiklikult ja siis ma saan rahulikult võib-olla kuulata ja arutada kaasa ja ilmselt. kindlasti, et võib-olla kõik jah, kriitilised loomauuringud ja võib-olla muud teadusvaldkonnad, no näiteks üks on veel selline, noh näiteks need kriitilised rassiuuringud ja seal on selline põnev valdkond nagu valgesuse või see whiteness studies on inglise keeles. see on ka väga põnev, et näiteks need uurijad on ka samuti öelnud seda, et neil on väga-väga raske nagu rääkida oma siis valdkonnast ja noh, see on põhimõtteliselt nagu see, et üritatakse, mida nad siis need uurijad teevad, on see, et nähtavale tuua ja vaidlustada siis valgete inimeste sellist võimupositsiooni ühiskonnas ja mida nemad kohtavad noh, nii teiste teadlaste hulgas või kui ka siis nii-öelda tavainimeste hulgas on seda, et eitatakse probleemi, öeldakse, et aga mina ei ole nagu rassist, ma ei ole kellelegi teise nahavärviga inimesele midagi halvasti öelnud, et kuidas mina selles või noh, osalen selles süsteemis, aga noh, ongi, et ja noh, isegi rünnatakse, et kuidas te süüdistate meid, et nendel on jah, nagu väga-väga raske, siis nad üritavad nagu siis nähtavale tuua siis nagu selliseid võimusuhteid, mis ei ole nagu tasakaalus, et võib-olla see on nagu natuke paralleelne et just, et me kõik tegelikult osaleme selles, et isegi kui sa oled väga heatahtlik ja arvad, et jah, valge inimesena, et ma ei ole mingi rassist, et siis just see nagu, et sa suudad nagu mõelda nende süsteemide peale, mis teatud inimesi ära kasutavad ja mõelda, et kuidas sa oled nagu osa sellest, et see on õudselt ebamugav, väga ebamugav ja see on see privileegi pimedus vist on ka, on ju see, et kui sul nagu noh, sul ei ole mingeid teatud probleeme, sest sa nagu noh, sa oled nagu üle nendest lihtsalt kasvõi sellepärast, et sa oled sündinud nõnda sellisesse, ma ei tea, kas sotsiaalsesse klassi või sellisesse varanduslikku klassi või ka nahavärvi on ju, või tihtipeale ka soosse. Et siis noh, ongi keeruline mõista, et ma ei tea, mis probleemist te räägite. Noh, igaüks on ise oma õnne sepp, eks ju. Noh, et aga kas ikka on? Ja on sul veel miskit siia saate lõppu lisada? Ma oma küsimused ja teemad sain kõik suga ära räägitud. Ja aitäh, minu meelest väga põnevad küsimused ja mul on hea meel, et ma sain seda teemat nagu avada ja natuke selle peale veel mõelda, et kuidas seda kõike esitada. Ja mul tuli meelde lihtsalt see, et kuskil juba 10 aastat tagasi ma kirjutasin nagu Sirpi sellise väikse ülevaate eesti keeles kriitilistest loomauuringutest, et kui keegi tahab, siis võib lihtsalt seda nagu guugeldada, et Sirp kriitilised loomauuringud, siis see tuleb välja, et lihtsalt täpselt sihuke hästi nagu noh, et mis asi, mis see on ja kõik, et mingid näited nagu ka, et natukene kohati mõningaid asju, mis ma täna rääkisin, et need on ka seal artiklis, aga lihtsalt, et see on nagu täna veel ka relevantne, ma arvan. Aga ma väga tänan, et me saime vestelda ja et sa kutsusid, et oli oli tore vestelda. Ma kindlasti guugeldan selle artikli ka välja siia, kui me saadet jagame, et siis ma panen siia alla ja ma ise soovin siis, et väga palju teadlasi hakkaks selle teemaga tegelema ja inimesed hakkaksid selle peale mõtlema, sest tõepoolest, noh, minu kogemus on täpselt sama, et tegelikult see on ju ebamugav, on ju, ja senikaua kuni noh, on palju mugavam mõelda nagu loomadest, tegeleda loomade teemaga, kui sa oled juba vegan, on ju, sellepärast, et siis sa nagu, noh, see ei ole kriitika sulle enam, on ju, sa saad sellega rahulikult tegeleda. Aga senikaua, kuni võib-olla sa ei ole vegan, siis on nagu niisugune mingi asi, on ju, noh, nagu natukene on keeruline ja keeruline on seda võtta mitte kriitikana enda elustiili osas või noh, suhtes. Ja siis ma olen mõelnud, et tegelikult võib-olla enne seda hetke, kus noh, muidugi me tahame, et me
ühiskond oleks hästi loomasõbralik ja vegan. aga võib-olla üks samm selles suunas oleks see, kui me suudaks ühiskonnana teemadest nagu päriselt avatult rääkida, ilma selleta, et me tunneksime, et see on minu vastu nagu rünnak. sellepärast, et kindlasti on ju erinevaid, kasvõi see näide, mis sa tõid, see valgete inimeste see ülemvõim. ma millalgi lugesin mingit esseed sel teemal mõni suvi tagasi ja ma mäletan, kuidas mul oli hetkeks täiesti šokk nagu ja siis ma mõtlesin natuke sellele, mõtlesin, on jah, vot kus on ju, pole tulnudki selle peale, aga et sellist nagu, aga ma ei tundnud seda otsese rünnakuna, sest ma ei ela võib-olla sellist elu, kus mul oleks, kus ma oleksin kuidagi väga palju üle teistest niimoodi. muidugi priviligeeritud ühiskond nagunii, et siis võib-olla ei ole nii keeruline, aga kui ise oleks kuidagi väga-väga boss või niimoodi ja siis sul on palju alluvaid ja võib-olla just nagu just nii nagu klišeed on ju, see on nagu keeruline, eks ju. et ühesõnaga loodan, et paljud hakkavad selle teemaga tegelema ja sel teemal rääkima ja et ühiskond ikkagi muutuks hästi palju loomasõbralikumaks ja äkki siis on kõigil parem. ja just, ja et üliõpilased tuleksid ja teeksid sellel teemal ja, lõputööd, ma nii hea meelega juhendaks. jah, palun, nii tore oleks, ma hea meelega loeks. ja, ja aitäh kõigile kuulajatele ka ja järgmise korrani. ja aitäh.